Maailmaturu nafta hind on langenud alla $50 barreli eest ning see hinnalangus on ka otseselt mõjutanud VKG-d. Et Viru Keemiagrupi situatsiooni otse mõjutab maailma naftaturu hind. Kuna naftaturu hind on üle 50% kukkunud viimase 6 kuuga, siis selgelt raha on vähem, tuleb võtta vastu väga palju ebamugavaid kulukärpeid. Iga päev tegeleme siis kulude vähendamisega, vaatame koosseisi üle, et mõjutab kõiki meie töötajaid ja meie väliseid partnereid. Ja mis me arvame, et naftaturu kriis ei ole veel läbi, et kindlasti on ees veel mitmed kuud langust ja võib-olla alles aasta lõpuks hinnad stabiliseerivad kõrgematel tasemetel. Et olla valmiks kõige raskemaks languseks, peame väga operatiivselt tegutsema. Juba möödunud aasta detsembrikuus teatas VKG 2 õlivabriku sulgemisest ja töötajate koondamisest, mis jätkub ka käesoleval aastal. Kokku koondati detsembris 76 inimest, kuid olukorra, kus VKG on sunnitud inimesi koondama, on põhjustanud lisaks veel ka Eesti Energialt ostetav liiga kallis põlevkivi. Oleme pidanud 2 õlivabrikut sulgema. Need õlivabrikud, mis töötasid Eesti Energialt sisse ostetava kalli põlevkivi peal, selle põlevkiviga ei ole võimalik täna konkurentsivõimeliselt õli toota. Ja nii nagu sai detsembris öeldud, selle otsuse mõju on üle 200 inimesele. Et tänaseks saame kinnitada, et üle 200 inimese on koondamise kätte saanud. Lahkujaid on üle 200, et paljudele otsisime uued kohad uutes tehastes, aga sellegi poolest teistes tootmisüksustes inimesed lahkuvad. Et kokku on ikkagi üle 200 mineja. Perspektiividest Ida-Virumaa põlevkivi tootmise kohta vastas Priit Rohumaa järgmiselt. Kui maailma naftaturu hinnad jäävad väga madalale kohe nagu 5-10 aastaks, siis ta kindlasti võtab maha kogu selle sektori arengu. Et ei tule neid suuri uusi õlitehaseid, käivitub see, millest siis omal ajal ka Keemiatööstuse Liit oma kampaanias rääkis, et järjest vähem põlevkivi kaevatakse ja järjest rohkem siis elektritootmist ja õlitootmist sulgub. Aga oleme optimistid ja arvame ikkagi, et naftaturu hinnad pikas perspektiivis on sektorile soodsatel tasemetel, et hinnad tõusevad ikkagi, on meie nägemus. Põlevkivisektori olukorda arutasid esmaspäeval rahandusminister, majandus- ja taristuminister ning keskkonnaminister. $240 ajateeni õppe ja olmetingimused paranevad uue kasarmu avamisega märgatavalt. Tegemist on tüüpprojekti järgi ehitatud kasarmuga, milles on arvestatud just, kus meie piirkonna julgeoleku olukord on oluliselt halvemaks muutunud. Elame ajal, kus meie naaberriik on kahjuks valinud jõu kasutamise tee. Seetõttu pole minu arvates õigemat hetke kasvatada Eesti Kaitseväe tulejõudu ja investeerida meie reservarmee mudelisse. Lähiaastal saavad uued elu- ja olmeruumid mitmed väeosad. Näiteks juba sügisel kolib Tallinnast tsaariaegsest miinitehasest ümber ehitavasse kasarmusse vahipataljon. Kolimist ootab ka Scoutspataljon. 2016. aasta sügisel saabuvad Tapale Hollandi lahingmasinad, mis hakkavad kuuluma Scoutspataljon relvastusse. 2017. aasta alguseks peavad skautidel Tapal eluruumid valmis olema. Töötukindlustushüvitist on sel aastal võimalik saada maksimaalselt 1198 eurot ja 77 senti kuus. Minimaalne töötukindlustushüvitis on käesoleval aastal 183 eurot ja 52 senti kuus. Maksimaalse töötukindlustushüvitise suuruse aluseks on 3-kordne Eesti keskmine 1 kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on keskmine 1 kalendripäeva töötasu 25 eurot ja 78 senti. Keskmise 1 kalendripäeva töötasu arvutab Töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötukindlustusmaksete alusel. Töötukindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel 100 päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu 9 kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne 3 viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele. 1 kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on 3-kordne Eesti keskmine 1 kalendripäeva töötasu
eelmisel kalendriaastal. Sel aastal on hüvitist võimalik saada esimesel 100 päeval 38 eurot ja 67 senti päevas ja alates 101 esimesest päevast 30 eurot ja 94 senti päevas. Töötukindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 602 557 inimest, mis on 10 049 inimest rohkem kui oli töötutoetuse päevamäär 3 eurot ja 62 senti. Töötutoetuse 31-kordne päevamäär on 124 eurot ja 31 senti. Eeldusel, et töötaja teenib Eestis keskmist ehk ligi 1000 euro suurus brutopalka, saab ta maksumuudatuste tõttu 2015. aastal netotuluna senisest ligi 13 eurot kuus rohkem. Tulumaksumäär langes uuest aastast 21%-lt 20%-le. Töötukindlustuse maksemäär alanes seniselt 3%-lt 2,4%-le ning tulumaksuvaba miinimum tõusis 10 euro võrra 154 eurole kuus. Teise pensionisambaga liitunud ning 1000 eurot brutopalgana teeniv töötaja sai 2014. aastal kuus kätte 788,6 eurot. 2015. aastal on netopalgaks sel juhul 802 eurot. Aastane võit on 160 eurot. Lõppenud pühade ajal tõid Eesti inimesed riigimetsast 9600 jõulukuuske, mis on 900 võrra rohkem kui aasta varem. Kõige rohkem käidi metsas nädalavahetusel vahetult enne jõule. Siis viidi koju pooled riigimetsast toodud kuused. Populaarsed päevad olid 23 ja 24 detsember, ent varasemad jõulukuuks valmistujad tõid kuuse tuppa juba detsembri keskel. Õige kuusekoha leidmine ja selle eest tasumine on tehtud lihtsaks RMK kodulehel oleva kaardi ning RMK mobiilirakenduse abil. Mobiilirakendus näitab, kus asub riigimets. Võimaldab tuvastada oma asukoha ja sobiva jõulukuuse eest tasuda. Kõige enam osteti tänavu 1-2 meetriseid kuuski, mis maksid 8 eurot. Mobiilimaksega tasuti 75% puude eest. Kuuse toomine riigimetsast on üles ehitatud usaldusele, ent metsas käijad kontrollivad Keskkonnainspektsiooni ja RMK töötajad. Keskkonnainspektsiooni avalike suhete juhi sõnul tänavu müügikohtades ega metsas rikkumisi ei tuvastatud. Igal aastal viib RMK tasuta jõulupuid asenduskodudele üle Eesti. Sel aastal viidi 26 asenduskodusse kokku 100 kuuske. RMK pakub riigimetsast kuuse toomise võimalust alates aastast 2008. Eelmisel aastal toodi riigimetsas 8700 kuuske. Jõulukuuski tohib raiuda vaid sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada, teede ja kraavide servast, liinde ja vana metsa alt. Kui varem levis HIV pigem noorte seas, siis nüüd on nakatunud järjest enam ka 30-aastaste ja vanemate hulgas, kus juures 2/3 nakatunutest on mehed. Uute nakatunute vanus on kasvamas ja enam kui 29-aastaste osakaal nende seas on suurenenud. Eestis puhkenud epideemia alguses aastatel 2000–2001 diagnoositi 78% uutest juhtudest vanuserühmas 15–24. Mullu moodustas see vanusegrupp uutest juhtudest vaid 14%. Näiteks noortest meestest sai HIV-i diagnoosi eelmisel aastal 3 inimest, samas kui üle 30-aastaste seas oli neid 126. 2 aastat tagasi ajateenistust alustanud noormeeste seas tehtud uuringu käigus ei avastatud ühtegi HIV-i nakatunut, kuigi osalejateks olid eelnevalt põhjaliku tervisekontrolli läbinud noormehed. Kinnitavad selle uuringu tulemused HIV-i leviku vähenemist 18–24-aastaste noormeeste seas. Positiivseks trendiks on HIV-i juhtude vähenemine laste ja teismeliste seas. Mullu diagnoositi 15–19-aastaste seas 11 HIV-i juhtu. Võrdluseks võib tuua 2001. aasta ehk epideemia kõrgpunkti, siis diagnoositi selles vanuserühmas 560 HIV-i juhtu.
Eesti lähiriikides jääb HIV-i juhtude arv 100 000 elaniku kohta alla 10, Soomes 2,9, Leedus 5,3, Norras 4,9 ja Rootsis 3,8. Kui epideemia algusaastatel levis HIV ennekõike süstivate narkomaanide seas, siis juba aastaid on kasvanud levik seksuaalsel teel. See on epideemia nii nimetatud loomulik kulg. Esimeses laines nakatusid eelkõige süstivad narkomaanid, teises laines eelkõige süstivate narkomaanide seksuaalpartnerid. Tavaelanikkonna seas, kellel pole isiklikult ega ka partneri kaudu seoseid süstiva narkomaaniaga, on ikka nakatusjuhte ette tulnud, sealhulgas nakatumist välismaal. Sellisel viisil nakatunud inimesed ning ka narkomaanide partnerid ongi need, kellelt nakkus levib tavaelanikkonnas ning andmed näitavad, et sellised juhud on mõnevõrra sagenenud, kuigi kindlasti mitte epideemilises hulgas. Eestis on 1/3 nakatanustest naised ja 2/3 mehed, välja arvatud vanusegrupis 15–24 aastased, kus naisi on rohkem. Need süstivad narkomaanid, kes nakatusid 2000. aastate alguses, on nüüdseks meheks saanud ja nakatavad oma partnereid. Viimastel aastatel on naiste osakaal kasvanud kõigis vanusegruppides. HIV registreeritakse ikka peamiselt Ida-Virumaal ja Tallinnas. Mujal Eestis tuleb ette vaid üksikuid juhtumeid, 2,2 juhud 100 000 elaniku kohta. Kõik tuleohvrid olid kõrges eas inimesed. Tulekahju tekke põhjusteks olid valesti ühendatud elektrijuhtmestik ja lahtine tuli. Detsembrikuu oli Ida Päästekeskuse jaoks üsna traagiline. Tules hukkus 4 inimest. Kõik need tuleohvrid olid kõrges eas inimesed. Tulekahju tekke põhjusteks olid valesti ühendatud elektrijuhtmestik või lahtine tuli. Traagiliste tagajärgede õnnetuste ühiseks märksõnaks võib nende õnnetuste puhul öelda eakate iseseisev toimetulek. Me kõik saame midagi ära teha, et meie eakad, tuttavad, lähedased või lihtsalt inimesed, kes elavad üksinda, et nad saaks kriisiolukordades hakkama ning et nad ei kaotaks õnnetuse tagajärjel oma elu. Oluline on enda jaoks selgeks teha ja see selgeks tehtud teadmine edasi anda ka oma tuttavatele, iseäranis lähedastele eakatele, kuidas õigesti hinnata olukorda ja kuidas hinnata õigesti kodus valitsevaid ohte ning kuidas vältida õnnetusse sattumist. Vanadel inimestel tihtipeale ei ole teadmisi, kuidas oma kodu turvalisemaks teha. Me peaksime aitama neil paigaldada suitsuandureid, vajadusel ka vinguandureid. Me peaksime olema abiks neil, kui on vaja kontrollida, renoveerida või parandada elektrijuhtmestikke nende kodus ja ka küttekoldeid. Kui elektrisüsteem või küttekolded ei ole korras kodus, siis õnnetuse tulemine on tegelikult aja küsimus. Kindlasti tuleb ka eakatele ning ükskõik mis vanuses inimestele meelde tuletada seda, et kui midagi on juba juhtunud, kui midagi juba põleb või kusagilt on näha ohtu, siis ei tasu häbeneda, ei tasu alahinnata olukorda, tuleb helistada numbril 112. Häirekeskusel, kelle number on siis 112, töötavad spetsialistid, kes on spetsiaalselt koolitatud selleks, et kriisiolukorras inimest rahustada ja aidata tal õigesti käituda. Kahjuks on viimased sündmused näidanud seda, et inimesed kipuvad helistama ükskõik kuhu, aga mitte numbrile 112. Helistatakse abikaasale, helistatakse hooldajale, helistatakse oma sõbrale, aga paraku see hooldaja, sõber või abikaasa ei suuda teid juhendada nii, nagu peab seda tegema kriisiolukorras. Sellepärast Päästeamet tuletab meelde veel üks kord. Kriisiolukorras tuleb helistada numbril 112. Päästeamet kutsub üles ka kõiki olema tähelepanelikud ning pakkuma ja osutama abi inimestele, kes seda vajavad. Ja lisaks igapäevasele toimetulekule tuleb pöörata tähelepanu ka elukeskkonna turvalisusele.
ööpäevaringselt töötaval telefonil 1524 saab tuleohutusalaseid nõuandeid või tellida ka endale koju päästespetsialisti, kes aitab teil juba individuaalselt oma kodu turvalisemaks muuta. Kordan veel üks kord selle numbri 1524.